koerale mänguasju valides on tark mõte koju varuda erinevat tüüpi mänguasju. Ehk sul kindlasti võiks kodus olla mõni pehme mänguasi, mingisugune piiksuv mänguasi. Kui su koera jaoks on piiks liiga tugev, siis võid valida kraviseva mänguasja ja samuti võiks olla sul kodus puslemänguasi, viskemänguasi ja mingisugune tegevusmänguasi. Kui sul pole varem koera olnud või isegi tegelikult ka siis, kui sul on väga-väga palju koeri olnud, siis ei pruugi teada seda, et tavaline tennisepall ei ole tegelikult üldse hea mänguasi koerale, kuna ta pind on nii kore, et ta kulutab koera hambaid. Sellepärast tuleks valida lemmiklooma poes olevaid tennisepalle. Samuti ei sobi koertele mängimiseks lastele mõeldud mänguasjad, sellepärast et lastele mõeldud mänguasjad on väga pehmed, nad ei ole õmmeldud tugevalt nagu koertele mõeldud mänguasjad, mis tähendab seda, et koer võib väga lihtsalt sealt erinevaid tükke välja hammustada ja neid alla neelata ning siis peate juba tulema kliinikusse. Samuti on saada erinevaid tegelusmänguasju, mis õpetavad koerale rahulikku üksinda tegelemist, aga tuleb meeles pidada seda, et enamus selliseid mänguasju ei tohi jätta järelevalveta, kuna nad on ikkagi suhteliselt õrnad ja mõni tugevam koer võib väga vabalt sealt tükki välja hammustada. Kui sa ikkagi tahad enda koerale üksinda olemise ajaks mingit mänguasja jätta, siis vali näiteks sellised. Eriti head on sellised mänguasjad siis, kui sul on kodus kutsikas või lihtsalt noor koer, kellel on väga-väga palju energiat ja kes kipub muidu üksi jäädes pahandusi tegema. Lisaks on saadaval kauplustes ka erinevad puslemänguasjad, mida tuleks mängida koos koeraga, sest et need ei ole tavaliselt mõeldud närimiseks, nad on mõeldud nuputamiseks ja koera ajutöö arendamiseks.